Head volinikud, hakkame pihta siis Lääneranna vallavolikogu istungiga, milline siis eeldatavasti on meil viimane selle koosseisu istung. Ja kohal on meil hetkel 17 volinikku, etteteatamisega puuduvad Meelis Malk ja Andri Annerberg ja lisaks ilma teatamista puuduvad siis Heino Sabin ja Külli Raudsik. Päevakord ja materjalid on volikogu liikmetele edastatud e-kirjaga vastavalt põhimäärusele ja siis kas kellelgi on enne päevakorra juurde asumist küsimusi, arupärimisi? Ei paista. Kas teie arust on päevakord õiges järjekorras tehtud? Jah, ma arvan, et see on sellisel kujul esitatud, nii et. Aga kui ei ole päevakorra osas muid küsimusi, siis panen päevakorra hääletusele. Kes on päevakorra kinnitamise poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kes meil veel puudub, siis 17. Kas Andres on Püsti. Siis on, ja ma ei näinud. Ma ei lihtsalt ei näinud. Kõik on väga hästi. Päevakord on siis ühehäälselt vastu võetud. Vastu ja erapooletuid ei ole. Seega saame minna päevakorra arutamise juurde ja meil on siis laekunud ka avaldus 1/3 volikogu liikmetelt, et päevakorrapunkti 1 ja 2 juures toimuks nimeline hääletamine. Et võtame selle teadmiseks ja siis hoiame neid käsi siis pikemalt püsti, et me saame siis need nimed kirja panna. Aga siis ma annan sõna Lääneranna valla vanemale Ingvar Saarele, siis Saarele ette kanda eelarvestrateegia. Võite kontrolli olla korra. Hoiab enne. Ma keskendun sinna. Võtta lahti. Äkki. Jah. Lugupeetud volikogu liikmed, vallavalitsuse poolt siis esitatud eelarvestrateegia muudatus, et arvestada siis neid muudatusi, mida me oleme siin, mis vahepeal on siis toimunud ja need investeeringud ka ellu viia ja võtta uued siis ette, mis valla arenguks vajalikud on. Ja selle strateegia seletuskirja osas oli ka kirjas, millele see strateegia rohkem tähelepanu pöörab. Põhimõtteliselt on see vallavalitsuse poolt siis esitatud kava, kuidas vald saab jätkusuutlikult edasi toimetada, majandada kõiki neid investeeringuid arvesse võttes. Ja kui volikogu selle plaani ära kinnitab ja sellest plaanist kinni peab, siis vähemasti see vallavalitsus ei jäta kuidagi seda valda, kui me peame siin lahkumisavalduse esitama lähema ajal, siis me ei jäta seda valda kuidagi ula peale, vaid see plaan valla majandamiseks on olemas. Seetõttu, kuna me keskendume rohkem investeeringutele ja finantseerimisele, siis me siin selles variandis ei teinud põhitegevuse tuludes ja kuludes suuri muudatusi. Et need lähevad samasuguste kasvudega 3–5% igal järgneval aastal siis edasi võrreldes eelneva aastaga. Ja võib-olla siit olulisem, millele siis keskenduda, on siis põhitegevuse tulemi näitaja, mis see aasta kavandatud 1,5 miljonit, järgmine aasta 1,82, siis 1,7
ligi ja siis suurusjärk igal aastal hoiame 1,8 miljonit. Seda võivad loomulikult mõjutada tulude muudatused või ka mõned või mingisugused kuludes muudatused, aga kuludes me näeme, et siin teatud majanduskulude pealt õnnestub meil veel kokku hoida, kuna meil siin ka näiteks lõppemaja osas kindlasti tuleb 10 000 kulude kokku hoida, mida saab siis võib-olla seda suurt pilti või tulemit selles mõttes ei mõjuta, et meil on ka näiteks palgasurve on päris suur ja ehk siis, aga me saame selle sama kulubaasi sees neid muudatusi teha. Nii et see põhitegevuse tulem nüüd 1,8, 1,7, miks on oluline, on see, ja võib-olla ka sellise efektiivsuse näitaja seal all, see 14%, 16, 15%, et üldiselt kui see summa on 10%, siis on väga hästi, nii et me oleme nüüd selle valitsemisperioodi jooksul sellise finantsseisu mõttes suutnud ikkagi sellest laest läbi murda, et me ei ole seal 4, 5 või 3%, et vaevalt. 1,8 miljonit siis suurusjärk, jätame siis selle meelde esimese hooga, siis läheme selle juurde, mis puudutab finantseerimist ja mis eelmine kord ka pooleli ja täna järgmine päevakorrapunkt. Selles eelarvestrateegias vallavalitsuse kava järgi me näeme ikkagi sellel aastal 9,4 miljonit laenu kokkuvõtte ehk siis see 8,2 pluss 1,2. Me oleme siia arvestanud ka selle laenu teenindamisega seotud kulud. Need laenu teenindamisega seotud kulud on siin eelarves siis on siin eelarves näidatud siis põhiosa maksete tagasimakse on see 521 000, mis kasvab siis suurusjärk 15 000 eurot aastas ja sama võrra siis intressikulud. Ma istun mugavam siit. Mul hääl viisab kõva, et ma suudan rääkida vist üle. Kui keegi vahele segama hakkab. 260 000 on siis intressikulu, nii et suurusjärk 781 000 on see osa, mida meil on vaja laenu teenindamiseks, nüüd kui me oleme selle 9,4 miljonit välja võtnud. Ja see intressikulu siis vähemasti tänastel tingimustel, kus me oleme 0,77% marginaal ja 2% circa Euribor, jookseb siis sellise rütmiga, et 15 000 vähemaks. Meil on annuiteetmakse, siin palju on küsitud, et kuidas te siis laenu võtsite 10 või 15 aastaks, kordan üle, et me võtsime laenu 10 aastaks 15 aastase maksegraafikuga. Nii nagu selles laenu otsuses ka kirjas on, kes viitsib lugeda, siis leiab selle sealt üles. Ja siis 781 000, see on üks osa, mida me peame sellest 1,8 miljonist katma ja järgneval aastal siis sellest koolimaja nii-öelda järelmaks, see on 910 000, mida me järgneval siis 2,5 aastal maksame. Ehk siis suurusjärk 1,72 miljonit on see, mis meil on kohustustega kaetud. Meie enda laenukohustused on sellest siis 781 000 ja me kavandame siin sihtfinantseeringut Lääneranna haldusele summas 910 000 või 916 000, see 50 000 eurot siin juures, tähendab 940 000. See 50 000 on siin sees, on ka siis hajaasustuse programmi toetusmäär, ehk siis see on meil reguleeritav suurus, kas me paneme igal aastal arvestame 50 000 rohkem või vähem, see sõltub iga aasta tegelikult sellest, see aasta oli see äkki suurusjärk 27 000, sest riik meile rohkem ei eraldanud ise. Et siin on ka teatav mängumaa. Aga kokku siis laenu finantseerimine ja need ehituse järelmaks, see on siis see leping, need leping, mida volikogu on ka täna heaks kiitnud ehituse osas, selle järelmaksu osas. Nii, tuleme siis eelarvestrateegias selle rea juurde, mis puudutab investeeringuid. Investeeringuid järgmiseks aastaks, kui siin on kõlanud, et enam mitte midagi teha ei saa, siis tegelikult on siia selle eelarvestrateegia, kui me seda arvestame, selle eelarvestrateegia vastuvõtame, siis me saame teha 2 miljoni euro eest investeeringuid ja tegelikult isegi on meil mänguvad veel, millest siis 620 000 on siis oma finantseering, kuhu kate. Ja milliseid investeeringuid me plaanime siis järgmisest aastast teha? Ja siin on ka vallal volikogul, nüüd me oleme siia välja toonud ja on ka otsustusõigus, et mida siis tahetakse teha. Teede jaoks on siin 100 000 on selline baasinvesteeringu number, ehk siis see tegelikult lõppkokkuvõttes
Seda on võimalik siin ka suurendada. Seda saab teha ka jooksva eelarvega, eks investeeringute osa siin ja seda eelarvestrateegiaga lukku ei pane, et volikogu saab seda alati tõsta. Sellel viimasel 3 aastal oleme ka teinud 250 000 näiteks aastas. See oli eelmine aasta. Nüüd Virtsu kalasadam, kui me strateegia vastu võtame, siis need summad arvestavad seda, et me saame Virtsu kalasadamat edasi arendada. Me oleme saanud toetuse 131 000, seal on oma osalus 67 000. See tuleb, vald on selle taotluse teinud, toetus on eraldatud, taotlesime 200 000, et 0% oma osalusega, aga meetmesse sai lihtsalt raha otsa. Selle raha me oleme täna, see otsus on olemas, me ei ole tegema hakanud, aga tegelikult peaks seda järgmise aastaga kasutama hakkama. Kui see eelarvestrateegia selle võimaluse annab, et siin hankeid teha ja edasi minna nende investeeringuteks. See sadama, need hanked võtavad ka aega. Nii et Virtsu kalasadam on üks. Teine on siis mõisa fassaad, kus meil oleme 131 000 saanud Muinsuskaitseametilt. See 108 000 oma osalust, projekti maksumus kokku oli 240 000, me saime vähem toetust, tahtsime 180, saime siin vähem. Et siin on veel läbirääkimised pooleli, et me ilmselt saame ka seda proportsioonis, seda omaosaluse summat siit mõnevõrra vähendada. Aga me praegu oleme siia strateegiasse arvestanud selle reserviga. Nüüd kultuurimaja 400 000, see nagu te näete siin omaosalust ei vaja ja tegelikult kui see taotluse voor nüüd uues taotlusvoorus on see maht 500 000, nii et me olime seal eelmine kord ka nende kuludega selles taotluses, me olime esimene, kes ilma jäi, et me taotleme, seda taotlust täna koostame. Siin vallal endal kulusid kaasa ei tule ja kui see summa läheb, on 500 000, siis tegelikult sinna suurusjärku meil see hinnapakkumus ka jäi. Et see mingit täiendavat koormust eelarvele ei pane. Siis lõppeklubi parendamine on samamoodi, ütlen ausalt ära, kui seda eelarvestrateegiat vastu ei võeta, siis lõppeklubi energiatõusu tööd jäävad ära. Nii lihtne ongi. Siin on täna taotlusmenetluses RTK-s ja see lõppeklubi näide, see kanduks üle ka siis nii Varblale, Koongale kui ka Virtsule edaspidi. Ehk moderniseerimisfond on see fond, kus on võimalik siis olemasolevaid hooneid energiatõhusaks teha. Ja siin on ka 70%, me oleme kõige suurema omaosalusega omavalitsus, tähendab toetusega ja omaosalus on kõige väiksem, 30%. Ehk siis me oleme energiaauditi tellinud, need tööd on seal, eelarvestus on tehtud, see taotlus on täna menetluses ja RTK ootab selle eelarvestrateegia osas, et kui see kinnitus tuleb, et siis need tööd lähevad, et muidu me tõmbame selle taotluse siis tagasi ja see 700 000 toetust läheb siis ära. Miks ma ütlen, et see lõppeklubi on seotud ka teiste nende hoonetega, on see, et moderniseerimisfondist, kui me võtame näiteks Koonga näite, et siis Koonga koolimaja, kuna see teenuste ühendamine on ka meil arengukavas kirjas, et me teenuseid seal kogukonnakeskustesse, ehk siis nendesse avalikeid hooneid just nende halduskulude eesmärgil jääks, jooksvaid kulusid oleks vähem, siis see moderniseerimisfondist tuleksid ka nende järgmiste hoonete energiatõhusaks muutmine. Koonga kool, Varbla kool, Virtsus täna on arvestatud lasteaiamajaga. Aga see tähendab seda, et siis me saame hakata ka edasi neid projekte ette valmistama. Kui me seda ei tee praegu, siis see projekt konkreetselt kaotab isegi võimaluse seda 763 000 eurot taotleda. Ja lisaks on siin eelarvestrateegias ka ette nähtud siis vahendid, ka see 40 000 liidri otsus mänguväljakut Lõppekoonga Varbla, sest Pärnu lahe partnerluskogus oli see meede. Tegevusrühm on heaks kiitnud, oli ka projekti nimekirjas esimene. Otsus koostamisel. Ja otsus on koostamisel, nii et, ja mitte negatiivne otsus tundub meile. Nii et siin Koongas on vajalik, lisasime siia natuke rohkem kui omaosaluse vajadus, sellepärast et seal on vaja ka natuke pinnasetöid teha lisaks, et see platsil ei oleks neid auka sees. Nüüd need indikatsioonid siin Koonga ja Varbla kogukonnakeskus 29. aastal, need ongi selle, nüüd siin eile kõvasti tehti lärmi selle üle seal meie sotsiaalmeediagruppides, et Virtsu 2,8 miljonit, et keegi volikogu liige teab, et on 2,8 miljonit uue koolimaja, energiatõhuse koolimaja ehitamises antakse toetus, mitte Virtsu koolimaja lammutamiseks toetus. Et see 2,8 miljonit on meile eraldatud, meie vaatasime ka siis kohe järgi, et meie ei teagi, et on, aga keegi volikogu liige teab, et on, et sellest infot väidetavalt on jaganud, siis täna ei ole, see taotlus on hindamisel. Nii et kui see 2,8 miljonit tuleb, siis need Koonga ja Varbla
need projektid liiguvad siit mitu aastat ettepoole. Ehk siis me saame need ka töösse võtta ja läbi mõelda, et kuidas neid lahendusi teha. Virtsu ka, jah. Ja nii ta siis ongi. Nii et investeeringute osas, kui on siin käinud, et mitte midagi ei saa enam teha, siis kui me liigume nüüd eelarvestrateegia juures, siis sellise rea juurde, milleks on hakkasin selle rea. Selleks on likviidsete varade suunamine jääk aasta lõpus. Miks me seda laenu läheme võtma? Järgmises punktis on see, et täna on see marginaali lugu, ma rääkisin ära, et see marginaal on sootne ja põhimõtteliselt on mõistlik see laen välja võtta. Et sellest tabelist siit ka joonistab välja, et näete, et 1,3 miljonit jääb järgi. Siis tegelikult on nii, et me võtame seda laenu ka nende järgnevate Virtsu Kalasadama, on see Lõppe koolimaja, nende projektide omaosaluse katteks. Ja tegelikult on siin, kui me vaatame seda järgnevat perioodi, seda 691 000, kui elu läheb kõik selle plaani järgi, siis on meil veel täiendavalt 691 000 investeeringuteks kasutada järgneval perioodil. Tõsi, see on laenurahas, aga meil on võimekus seda laenuraha tasuda ja pärast seda, kui meil see koolimaja järelmaks on läbi, siis me oleme igati ree peal, et hooga edasi minna. Nüüd, kui tuleb see 2,8 miljonit, ma saan aru, et seal on vaidlus, kas see maja peaks olema see Virtsu koolimaja. Kui see 2,8 miljonit tuleb, siis on meil sisuliselt see number, siin ongi 2,8 miljonit järgmiseks aastaks suurem. Nii et siis meil on igatepidi, me oleme, mida me siis oleme? Me oma põhitegevuse tulemist suudame ära katta laenu teenindamise kulud. Meil on vahendeid, et investeerida ja volikogu saab otsustada, kas maksab laenu varem tagasi, sest meie leping on sõlmitud selliselt, et me saame ilma lisatasudeta seda laenu varem tagasi maksta või panustab selle rahaga valla arengusse. Ehk siis kokkuvõttes see plaan on siis selline, mida me siia praegu oleme lauda toonud. Kui me sellele asjale seda otsust ei saa, siis neid arendusi ei toimu. Koolimaja ehitamise arved saavad makstud, seal ei ole küsimus. Täna kehtiv eelarvestrateegia on seal üle 10 miljoni sihtfinantseeringut on heaks kiidetud, seal ei ole küsimus. Lihtsalt küsimus on nendes uutes. Tahtsin eelmine kord võib-olla see selgitus selle laenu osas jäigi ühe ülbaliseks, eks tänase eelarvestrateegia annab Maalil võib-olla parema pildi ette, et miks me selliseid otsuseid vallavalitsuse poole pealt siia lauda toome, sest me tahame, et neid tegevustega siin edasi minna ja neid arendusi edasi teha. Et loomulikult elu ei lähe päris selle plaani järgi, ilmselt tuleb ka siin tuludes tegelikult üle vaadata, ütleme, vaatame tuludele otsa perspektiiviga. Keegi ei taha makse tõsta, et ainult tahetakse riigilt rohkem raha saada, aga tegelikult ka see maamaksu osa, mis siin tõuseb 26. aastaks siin mõnevõrra 30 000. Selge on see, et keegi see aasta mingid maamaksu otsuseid ei tee, aga ka maksubaasi osas, näiteks maamaksu osas on meil võimalik mõnevõrra seda tõusu siia tekitada ja miks mitte siis öelda, et näiteks, ma ei tea, tõstame 100 000 eurot ja suuname selle teedesse ja panemegi 200 000 iga aasta vähemalt teedesse ja sihtotstarbelist üle valla, sest see on selline hüve, mis ei ole ühegi konkreetse sihtgruppi, on need eakad või lapsed või keegi muu seotud. Et neid tuluteenimise võimalusi on siin samamoodi ja eks need maismaa tuuleparkide osas, kus meil on meil täna oleme seal selle Varbla pargiga kohtus arendajaga, aga eks see saab ka lahenduse ja siin on paar parki veel kõvasti edenemas, et sealt tulevad ka täiendavad tulud eelarvesse. Ja samamoodi on siis ka see päikeseenergia küsimus. Aga jah, suures pildis, nagu ma alguses ütlesin, põhitegevuse tulem, see on see tulude ja kulude vahe, millega me igal juhul oleme jätkusuutlikud, laenu suudame teenindada ja see laen aitab meil valda edasi arendada. Nii et meie vaade sellele on nii, et me saaks siis ka järgmine aasta tegelikult need Lõppe ja Virtsu sadama hanked juba tegelikult siin, kes iganes siin siis on parasjagu, saab juba talvel hakata neid asju ette valmistama ja töödega edasi minna. Et need rahad, mis meil olemas on, millest me ei ole loobunud ka ära kasutada. Et vallavalitsuse üks viimaseid palveid sellele volikogu koosseisule on see eelarve
strateegia kinnitada, lähtudes mitte mingisugusest poliitilisest ambitsioonist, vaid valla arengust. Suur tänu, aitäh. Nii, kas on küsimusi? Et seal on põhivara müük 927 500. Mis selle taga on? On seal siis midagi põhivara müüdud juba ja mis objektid nüüd on? Põhivara müügi taga on seal see 227 000 on see Matsisadam ja siin on me vahepeal siis nüüd lisaeelarvega võtsime ju eelmine kord arvesse siis 550 000 see nii-öelda Lihula katlamaja müük. Tähendab Lihula soojuse müük, Lihula soojusele meie väike katlamajade müük. Niipidi 550 000, see oli eelmine kord lisaeelarves ja 200 000 on siis nii-öelda osaluste müük siin all. Iiga siia jõuab see summa, nii et kokku suurusjärk 750 on see ootus sellest strateegia vaates sellele Lihula soojuse müügist. No see tähendab seda, et siis seda 500 000 või mis on, seda siis ei ole praegu. Katlamajad ei ole ju müüdud. Meie oleme ära müünud, vald on müünud soojusele ära vara. Ja soojus on selle raha läinud? Raha ei ole veel liikunud, jah. Ja mis selle Lihula soojusega ise on see? Lihula soojuse osas on vallavalitsus andnud siis suunise nõukogule ja juhatusele läbi rääkida selle müügis. Need läbirääkimised käivad. Seal ka täna ma veel täpsemalt ei saa kommenteerida, aga on ka seal müügi summad selgumisel. Ja see ka suures pildis toetab seda strateegiat. Ja võib-olla täieneb veel korra, et varade müük edasi, see 50-50, et miks siin ei ole suuremaid summasid, siis mis meil müügis on siin Tallinna maantee 31, siis on veel see Tiigi tänaval Kuusiku talu on seal Vanamõisas, et neid selliseid väiksemaid juppe meil on ja võib-olla tuleb siin kohtuvaidlus selle vanakooli taluga ja selliseid objekte on mõningaid veel, mida me müüme, aga me ei näe sellist suure mahulist varade müüki siin praegu ei paista, et midagi sellist suurt müüa. Külli? Ma tahtsin seda öelda, et me peame kinnitama selle KOKS paragrahv 37 järgi, aga kui tuleb ju uus volikogu, siis uus volikogu peab niikuinii, kui tema teeb oma eelised teistsugused finantsplaanid, siis tema peab uuesti kinnitama, et see ei ole praegu meile tegelikult niimoodi siduv, aga me peame täitma KOV-i paragrahv 37, aga seda öelda. Ja ma kommenteerin seda nii, et loomulikult see samamoodi 10 aastaks ei tsementeeri midagi, et see, kui asjaolud muutuvad ja Vabariigi Valitsuski siin on muutnud näiteks seda KOV-ide rahastamisloogikat, see muutus siin päris drastiliselt, nii et selle kõigega tuleb kohandada, aga see, mida me täna oleme siia toonud, on see plaan, millega me toimetaks edukalt edasi ja arendaks valda edasi. No see on ju need kohalikud mänguväljakud ja kõik need projektid, mis täna poolel. Kui me need jätame strateegia kinnitamata, siis me nendega edasi ei liigu. See on 4 aastat juba poole. See seadus ei luba. See ongi täna volikogu ülesanne nii-öelda asjad ära teha. Egert. Andrese küsimuse jutu jätkuks tegelikult ütlen ka, et see tundub, me ei saa ju seda enam vastu võtta, me pole laenu vastu võtnud. Ei, see on plaan sellele... Et laen on siin juba sees, kui me praegu selle vastu võtame. Sellepärast ma küsin alguses, kas on õige järjekord? Nii, sellepärast ma ütlengi, et ühtegi kohustust ei saa, ega te ei ole ju ühtegi muud otsust ka vastu võtnud sellised numbreid, mis siin on. Kohustuse võtmine on nii, et laenu, et ütleme, kui see koosseis seda laenu otsustab ikkagi seal lõpus järgmise punktina mitte võtta, siis on... Nii on, me pole Lihula soojus ka veel maha müünud. Need numbrid on ka seal sees ja arvestatakse, et see laenu võtmine on eraldi volikogu otsus, nii et kas see tuleb enne või peale, see ei ole oluline. Aga seda ei saaks ju siia sisse kirjutada, mille see muutub. No see on see raamistik, mida meie näeme, vallavalitsus näeb, et seda eelarvestrateegiat saab ellu viia sel juhul loomulikult, et me selle laenuga võtame. Et me võime seda ka kiirelt, kui me nüüd võtame selle
kiirelt korrigeerida, alumise tulba maha, kustutada need investeeringud ja laenu ei võta ja on klaar. Väga lihtne. Aga meil jäävad teised projektid, mis on pooleli, jäävad stoppama, kui meil ei ole eelarvestrateegia. Andres, seda sina kui kauaaegne volikogu liige ja vallajuht tead ju väga hästi. Ja seda ma tean ka, mina tean ka, mäletan erinevat teist ka väga hästi, kui oli koolimaja ehitamine, siis oli ka jutuks, et õuest jääb tegemata ja vana mööbliga minnakse ka sisse. Kus kohast, tähendab, need asjad on ju ka kõik volikogust asjast mööda läinud ja nüüd tagantjärgi nüüd üritate neid auke lappi. Kui sa võtad lahti eelarvestrateegia selle täna kehtiva versiooni, siis see sama ise ütleb, et see on paber, ei ole vaja vaadata. Mina vastupidi olen 4 korda sulle kinnitanud eelarvestrateegia. Meie vallas ei ole mitte tühi paber, vaid see ongi tegelik tööplaan. Ja eelarvestrateegia, mis täna kehtib, on üle 10,2 või 10,4 miljonit sihtfinantseeringut uue koolimaja ehituseks ette nähtud. Arno? Ma kommenteeriksin nii palju, et strateegia veel kord rõhutades on plaan. Mitte see tähendab ja tegelikult kui võetakse vastu reaalne eelarve, siis eelarve täpsustab, mis plaanist saab. Nii et tegelikult Andresele tuletaks meelde, et ta nii pikaaegne jälle ka omalisus tegelikult peaks teadma, mis sõna tähendab plaan. Aga ma tean ikka seda ka, et enne ei kirjutata sisse ka, kui on teada jälle, kas midagi tehakse või mitte. Sellist asja pole ka kunagi. Andres, veel juhin tähelepanu, et plaan ei ole mitte 9 aastaks, vaid mitmeks aastaks. Nii et tegelikult on see pikem asi, nii et tegelikult sa ei saa öelda, et kõik on raiutud kivisse mitu aastat ette. Loomulikult ka kuu aja pärast muudetakse. Ja väga õige, eelarvestrateegiat on võimalik muuta ka 2 kuu pärast. Aga absoluutselt, aga lihtsalt kui Ingvar selgitas väga hästi, kui me eelarvestrateegiat vastu ei võta, siis võtame Konga, Vargla mänguväljakud välja, sellepärast et nendel on ju toetusotsused taga ja sinna on vaja juurde esitada eelarvestrateegia. Kui volinik tahab sellele vastu olla, et me nii-öelda valda arendame ja teeme lastele mänguväljakuid, siis need volikogu liikmed on vastu. Mina räägin laenu võtmisest, millega see siis seotud? See on puhtalt seotud selle oma osaluste katmisega nendes projektides. Lõppe, Virtsu. Siis ma küsin, läheme siis tagasi, ma küsin, miks selline olukord üldse on tekkinud? Tõesti, pean vabandama, et me oleme vallavalitsuse poolelt aktiivselt neid projekte kirjutanud ja neid rahasid taodelnud, et võib-olla tuleb uus vallavalitsus ja istub kõrge tööetikaga siin päeva lõpuni ära, läheb koju ja kirjutab. Ega Uule midagi muud üle ei jäägi, nagu sa ise seda... No minu arust on siin 2 miljoni eest investeeringuid ja on piisavalt tegevust. Aga tõre sega vahele. Ma ikka ütlen seda sulle, et neid asju on kaugelt ette näha ja ei tehta tagant järgi, vaid tullakse enne ikka. See on praegu suhtumine volikogus, te olete nii kummitempel, kus me tuleme ükskõik, me tuleme viimasel volikogul, küll nad ära kinnitavad ja teevad. Need kulused olid kõik ette teada näha. Miks ei tulnud siis õige ajal, et volikogu tegi otsust? Sama on alates selle kooli ehitamist, siiamaani pole volikogu otsust teinud. Neid projekte, millele täna toetus tuleb vallavalitsus küsima, ei olnud enne kirjutatud, Andres. Ma kommenteerin, Andres. See raha on enne ära. Lööme 2 asja lahku. Koolimaja rahastus on eelarvestrateegias olemas. Nagu ka eelmine kord, kui me laenu võtsime, ütlesin, sellega ei ole küsimust, kõik need arved saavad makstud. Nüüd need ülejäänud projektid, need tulevad täna kinnitatud arengukavast. Vahepeal me siin suvel mälu järgi juunis kinnitasime ära arengukava ja need projektid, tegevused on seal sees. Me ei ole ise välja mõelnud, et me hakkame ehitama mingit, ma ei tea, elamuskeskust Vatrasse ja seda ei ole ei arengukava ega eelarvestrateegia kinnitanud. Me oleme puhtalt need projektid, need 3 tükki, mis seal on, need tulevad puhtalt arengukavast. Et me ei käi igat objekti ju, see ongi see arendusplaan, arengukava on meil ees. Me vaatame, sa tead ise, kõik, kes on omavalitsustegelased olnud, teavad, et need meetmed avanevad siin vahepeal ühte ja teistpidi nendele tingimustele otsitakse siis arengukavas toetav tegevus ja meie arengukava põhiasi, põhifookus on kirjas täna, et me teeme neid kogukonnakeskuseid ja see lõppe on siis see üks, kuhu me kõik need avalikud teenused kokku koondame. Nüüd toetudes sinu enda sõnadele, ma ikkagi väidan seda, et sa ütlesid ka, et siin on ju kõik kirjas, mida me siin unistame, aga konkreetselt eelarves on kirjas ikkagi see, mida me kulutame. Siis meie eelarves seda, tänavuse aasta eelarves seda sees ei ole, mis on kooli peale kulutatud. Miks ei ole jõudnud sinna, ma selles ütlen, et sa ei ole teinud. Seal all ukse juures sulle ka meelde, et me just eelmine kord võtsime lisaeelarve vastu ja seal olid need summad sees. Ja see ju on kinni.
nii, Raulil oli ka käsi püsti. Jaa, ma juba pidin ümber mõtlema, vastusega sain, aga kui ma saan nagu aru, et see laen võetakse siis omaosaluse katteks nendele projektidele. Ei ole, seal on koolimööbel ja kõik asjad, mis on kirjutatud. Andres, palun ära sega vahele. Praegu diskussioon oli selleks, et me saaksime katta. Me ei ole rääkinud koolimööblist. Nii. Ja siis minu küsimus on lihtsalt see, et kui me siin laenu näiteks ei võta, ta on praegu siia sisse ja kui meil on ju mingit vaba raha, et kas selles siis ei saa neid omaosalust katta? Ei, me peame kindlasti võtma seda laenu. Vaadake, see eelarve näitas seda pilti praegu, et kui me võtame 1,2 miljonit laenu juurde, kui me lahutame nüüd sellest 844 000 maha, siin on need, kõik need projektid, mis seal allpool on ju siia sisse arvestatud. Lahutame selle 1,2 miljonit maha, me saame circa 400 000 miinust aasta lõpus, et see uus vallavalitsus hakkab siis, et seda 400 000 miinust nüüd vähendada, siis jätame ära selle lõppe, jätame ära Virtsu ja olemegi nullis, on ju. Et me ei tee midagi, me istume. Siis me ei pea seda laenu võtma. Et tõsi on, et see laen, see 1,2 miljonit, et justkui, kuidas ma ütlen siis, selle laenu kasutusele võtmisega, kuna selle tingimused on täna head, siis on mõistlik see laen võtta välja ära. Ja neid tegevusi, millesse seda investeerida, on siin piisavalt, sest nagu me siin Andresega oleme ka vahepeal diskuteerinud, et võib-olla ei ole meil järgmine kord, kui me tahame võtta mingisugust 400 000 eurot konkreetse laenuprojekti jaoks laenu võtta ja meil ei ole seda täna võimalik siis enam, võib-olla meil ei ole siis võimalik seda enam 0,77 marginaaliga saada, vaid me oleme nagu meil ühinemise järgselt olid need marginaalid, olid 1,1 ja 1,2, kui olid sellised väikseid sutsakaid võimalik võtta. Et kiiresti, kui sul on kuskil saanud võtta, lihtsalt, et kui palju nende projekti rahadest siis vallale nagu justkui summal kasu tuleb võrreldes, kui me võtame selle laenu, et 1,2 miljonit on ju, kui palju sa valda raha sisse loob? Saad sa loogikast aru? 2 miljonit. 2 miljonit on investeeringuid. Sa mõtled? Ei, sellele lisa. Võtame selle 600 000 maha, see on 1,3 miljonit. 10 aastas väljast tuleb sisse, kui me laenu võtame. Saame ära, et umbes sama suur jääb. Igal juhul on see mõistlik, selles mõttes ei ole, me tahame neid asju teha, kui me ei taha teha, siis ärge võtke vastu, sest esimene, mis ära läheb, kohe on seal kaob isegi teoreetiline lootus seal lõppeklubi energiatõus. See on 10 aasta plaan, see võib sealt nii kaduda või uuesti tellida. See on menetluses täna, see taotlus on esitatud, kui ta ütleb sellele ei, siis seda ei tule. Kuidas siis eelmine volikogu ei loen sulle ette oma siit finantseerimistööd on mööbli soetamine 920 000, köögi jälle sisustus 76 000, helitehnika 41 000, generaator 28 ja lisatööd 96 000, mis tuleb selle kokku. Kuidas need tänaseks on siis nüüd pea peale keeratud? Selleks on kõik raha olemas, Andres. Ütleme nii, laenu me tahame, kui me ei saa need... Selle kulutame, mis olemas lõpuni. Ma ütlen siis nii, ja siis olemasoleva... Kui me nendele asjadele laenueelnõu on kirjutatud ja sellele nimekirjale seal, et laenu võtta, siduda ära konkreetse objektiga ja siis jääb nii-öelda meie vaba raha järgi nendeks oma osalusteks. Kui me nüüd seda laenu ei võta, siis meie vaba raha, nagu Raul siin küsis, palju on vaba raha, see vaba raha lähebki nende samade arvete maksmiseks, sest eelarvestrateegia, mis täna kehtib ja volikogu poolt kinnitatud, näebki selliseid mahtusid ette. Raul täpsustavalt. Seesama 08 rida, vaba aeg, kultuur, religioon, seal hulgas toetuste arvet 1,295 miljonit. See on see summa, mis jääb saamata, kui me ei kinnita eelarvestrateegiat ja kui me ei võta laenu. Täpselt nii ongi. Selline on seis. Ja palun, Arja. Et siis te lihtsalt olete ju meile valetanud antud hetkel, sest eelmine volikogu see nii oli ja täna ju seesama
asi on siin kirjas, miks siis seda kohe ei saanud kirjutada? Miks seda kohe ei saanud kirjutada? Me laenu võtame, kui me võtame selle laenusumma välja, ei ole valetanud, me võtame selle laenusumma välja, võtame need ja tähistame need kulud põhihariduse tegevusalal ära ja nii-öelda oma vaba raha jääb siis nende projektide jaoks. Ma lihtsalt selle eelarvestrateegia plaanis. Seda oleks pidanud laenu juures ju kirjutama, see on siin samas ja teie enda see laen lähebki, selle eelnõu järgi lähebki kooli nende arvete tasumiseks. Ükskõik kumba pidi me võtame, kas me võtame laenu kooliarvete tasumiseks, lõputasumiseks või võtame nende oma finantseeringuteks. Ei ole, siis tulebki seda selgitada volikogu liikmetele, kuidas see plaan on, eks. Ja, aga nüüd on eelmine kord seda ei olnud, eks. Ja sellepärast ma ütlesingi vahepeal, et võib-olla eelmine kord jäi see nagu ühehüppaliseks, et seda suurt pilti ei tulnud juurde, selle jaoks me selle eelarvestrateegia plaani siia ka tõime. Nii et siit peaks siis näha olema, et mis see kõik kokku välja joonistab või kuidas see välja joonistab. Aga see suur pilt ongi, suur pilt kevadel oli, et ilma ümbriskoolil ei tehta ja mööblite osad midagi. Kuidas see vahepeal muutunud? Vahepeal ei ole ühtegi korda volikoos keegi sellest rääkinud, et ei, need ostetakse ja tehakse ka veel ära. Vahepeal on eelarvestrateegias on need summad ära kinnitatud ja need lepingu muudatused. Kus nad on siis selles jälle meie eelarves, mitte strateegia järgi ei ole, vaid eelarve järgi ikka elab vallavalitsus. Eelmine kord see eelarve sai vastu võetud. Andres. Lisaeelarve ei teinud vastu. Nii, Andres, aga tegelikult on sõnavõttude arv otsast ka põhimääruse järgi. Kas kellelgi on veel küsimusi? Seda võib ju muuta iga lõpurepliigina ütleks veel jah, et me ei ole, vallavalitsus ei ole kindlasti tahtnud kellelegi valetada, ei ole valetanud ega kedagi petta, lihtsalt see suur pilt, mida me näeme, me oleme nüüd selle välja joonistanud, et me tahame, et see vald areneks, edasi läheks ja me ei taha ka panna kedagi kuidagi sundseisu, aga ma arvan, et eesmärk ei ole ju see, et vald seisab ja ei arenda oma taristute teenuseid edasi, vaid saaks edasi minna ja see on see plaan, kuidas edasi minna. Õiget viimane küsimus. Kuu ajaga ikkagi on see muutunud, see sundseisu paneks, siis praegu sellega pannaksegi sundseisu, et me nüüd peame muidu ei arendata. Ei, ma mõtlengi see laenu osa lihtsalt. Aga me seda punkti pole veel teinud ju kunnakene. Meil on alles esipunkt tegelikult. Ei, no jah, aga kui me ei võta laenu vastu, siis lendab seda vastu taeva. See ongi volinike vastutuse küsimus, täpselt, ega seal muud ei olegi. Ja küll, aga nagu enne sai öeldud, siis selle päevakorrapunkti juures on hääletus nimeline, aga enne veel majanduskomisjoni seisukoht ja kõikide komisjonide seisukoht. Võtame siis, kas milline komisjon enne esimesel tuleb? Juhtivkomisjon, majanduskomisjon. Majanduskomisjon arutas ja toetas valla arengut. Selge. Sotskomisjon ka, meil oli meili teel, kuna ma olin haiglas, aga ainuke vastu oli Peeter Ermik, ülejäänud olid poolt. Jana. Sotskomisjonist räägime, Peeter Ermik on hariduskomisjonist. Ei, ta rääkis sotsist. Sotsist. Ta käib sinna ka kuulda. On või? Ei ole. Hariduskomisjonist samamoodi, täpselt samamoodi Ingvar selgitas need, nagu praegugi siin väga tükkideks lahti võeti, kuidas seda laenuraha kasutatakse ja kuidas see strateegia ette näeb ja oli ka juttu sellest, et betooni nii-öelda valamist kogukonnakeskuste ehituseks see raha nagu läheb ja ka seal eelarvestrateegias oli planeeritud, et osa raha võimalusel ikkagi ka inimestesse läheb ja see meile väga sobis ja me toetasime eelarvestrateegia saatmist volikogusse, kas oli 5 poolt ja 1 vastu, just. Lihula soojuse müüki toetused see erinev. Jah. Nii, aga siis on komisjonide seisukoht ka teada. Üldine toetus on olemas. Head volinikud, asume siis hääletuse juurde, nagu ma enne ütlesin, et 1/3 volikogu liikmeid on soovinud nimelist hääletamist, nii et toimub nimeline hääletamine ja palun anda käega märku, kes on eelarvestrateegia kinnitamise poolt. Arman, Hardi, Janar, Karmen, Margit, Tiina, Arno, Leeva, Anneli, Eger, Koonga valda tagasi.
Külli Raudsik. Andres Vaan. Selge. Kes on eelarvestrateegia kinnitamise vastu? Andres. Ei ole tehtud. Kes on erapooletu? Paberid tuleb teha nii nagu ei saa kõik asjad. Jüri Rummer. Oota, aga Raul ei hääletadki või? Poolt oli. Ja Raul oli poolt. Raul oleks näitel ka poolt. ta lasi käe alla. Jah, Ei, selge. selge, aga aitäh volinikud, meil on vastu võetud eelarvestrateegia on kinnitatud ja see on suur samm edasi. Aga liigume järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on siis loa andmine laenulepingu sõlmimiseks ja jätkab Ingvar. Ja head volikogu liikmed, see laenueelnõus, seda me siin ka eelmine kord puudutasime, ehk siis seotud on selle eelarvestrateegiaga, sest see summa 1,2 miljonit sinna eelarvesse peab jõudma. Nagu te ka ennem nägite, siis eks sellest osa jääb ka siis uuele volikogule jaotamiseks. Nii et aga eelnõu on üles ehitatud siis selliselt, et see katab kooli ehitusega seotud kulusid ja selle laenumaksete tasumine ja kajastamine eelarves on siis põhihariduse otsekulude all. Nagu ma ütlesin, et kui seda laenu vastu ei võeta, siis laenuotsust ei lähe läbi, siis need arved saavad ikka tasutud. Lihtsalt strateegias tuleb siis edaspidi teha korrektuure, mis puudutab neid teisi projekte. Vot, nii et on seotud eelarvestrateegiaga laenu võtmine ja et selle suur pilt ilusti välja jookseks, siis palun toetada vallavalitsuse poolt volikogul seda eelnõud. Aitäh! Ja, mul üks küsimus. Et jutt ilus ja tore, nüüd jutt läks jälle laenuga küll siin kooli peale. Okei. Nüüd küll see küsimus, et täna on meil siis oktoobri algus, järgmine nädalavahetus on valimised. Sõltub siis valimiskomisjonist, millal siis uus volikogu kokku kutsutakse. Peagi see uus volikogu ei saa esimene kord vaevalt, et seal suurt tööd tehakse, aga nüüd sellega seoses see küsimus, et ma ei saa aru nagu, et miks uus volikogu ei saa siis laenuotsust teha? Uus volikogu, vastame. Uus volikogu saab väga vabalt selle laenuotsuse teha. Küsimus on, kas uus volikogu kuskilt laenu saab. Et see, mida meie täna oleme vallavalitsuse vaates ära teinud, on see, et me oleme läbi rääkinud tänaste tingimuste ja tänaste kavatsuste järgi. Ja tänane laenupakkuja, kes on öelnud, et ta täna jääb selle marginaali juurde ja selle hinnastamise juurde on valmis samadel tingimustel seda lisalaenuga meil on. Uus volikogu võib samamoodi seda läbi rääkida, kui tahab. Ja seal ei ole kindlasti mingit takistust. Meie oleme toonud selles mõttes volikogu lauda täna vallavalitsuse poole pealt tervikplaani, et need asjad ära otsustades, nagu sa Mardu õigesti mainisid, siis esimene volikogu on väga tähtis volikogu, valitakse volikogu esimees ja alles järgmine siis tuleb sealt, kui on vallavalitsus ja siis hakkavad tulema mingisugused eelnõud, nii et see, mis seal detsembris näiteks, kui tuleb selle laenu eelnõu, mis olukord siis on, seda mina ei oska kommenteerida. Nagu ma ütlesin, meie vallavalitsus lõpetab siin läheme kuu jooksul ilmselt tegevus ja me ei taha jätta siia mingisugust auku või ebamäärasust, et me tahaks, et need meie kohustused ja kogu see tegevuskava ehk siis eelarvestrateegia oleks ka vahenditega kaetud ja sellepärast me selle eelnõuga siin olema. Juba eelmine kord olime. Jah, õiget vastust küll ei saanud, aga see selleks. Aitäh. Marginaalis oli. Ei saa seda mitte kunagi. Öörikorra pigem on võib-olla saab kui tõusu. Nii, Raul, palun parema. Korda see summa üle, mis sellest laenust üle jääb järgmise valitsustsüklisse. Kui sa vaatasid seda likviidsete varade mahtu ja kui mitte midagi teha, siis ja kõik numbrid jooksevad täpselt nii nagu selle strateegias, siis oli 691 000 eurot. 691 oli. See on see järgneva nüüd 3 aasta likviidsete vahendite minimaalne jääk. Ehk siis
sa ei saa rohkem kasutusele võtta, kui sul järgmistel perioodidel see jääk on arvatud. 691 000 võib järgmine aasta veel kohe töösse panna sellest laenu. Ja absoluutselt. Ja küsimus ongi lihtsalt selles, et täna see laenu intress, nagu meil on korduvalt läbi käinud, on 0,77 pluss Euribor, mis on tänastes tingimustes väga hea intressiga laen. See tähendab seda, et isegi kui seda laenu otsust peaks tegema järgmine volikogu, no ma päriselt ei usu, et aasta lõpus detsembrikuus suudame pankadega läbi rääkida ja ütelda, et me saame väga headel tingimustel laenu. Aga see ongi jälle samamoodi nagu eelmise küsimuse juures, see on see nii-öelda volikogu liikme otsustuse ja vastutuse koht, kas ta tahab nii-öelda asju teha ökonoomselt, efektiivselt või soovib ta jätta selle nii-öelda järgmise koosseisu kaela. Ja paluks veel sõna, et volikogu esimees ütles, et asi on uskumuses, noh jah, uskuda me võime ühte või teist, aga täna on elu seda näidanud, et pigem see Euribor on kukkunud ja ma ei taha nüüd küll seda väita, et järgmine volikogu, järgmine vallavalitsus nüüd peaks kehvem olema. Need on need küsimused, et ma ei saa sellest aru, et siin... Ma tõesti harva ei tea, kuidas minu jutust tuli välja see, et ma hakkasin kritiseerima järgmist volikogu vallavalitsus. Ma ütlesin, et see on vastutustundlik lihtsalt käitumise tänasele volikogu. See oli uskumus, sa ütlesid. Ei. Oli. Aga selge, kas on veel küsimusi kellega? Ma võibolla täpsustan, et küsimus ei olegi Euriboris, see käib omasoodu küsimus on marginaalis. Ütlesid, et pluss Euriboris. Eks te saate ise ka aru, et sinna liidetakse 2,8 miljonit ka juurde, siis meil ei ole meil sentigi saada, me oleme üle lõhki läänanud. See on lihtsalt peidetud sinna eelarvesse praegu. Ei, seda 2,8 miljonit ei ole kusagil peidetud. No seda ei ole või? On, see on ka võld. Lepitud kohustus, kokku lepitud kohustus. Nimeta, kuidas sa seda tahad, meile piir 11 miljonit. Jaa, see on vaja tasuda, see on selge. See on algusest peale selge, see on sellest ajast peale selge, kui volikogu selle ehituslepingu heaks kiitis. See on küsimus. Ja selle hankide struktuuri ja kõik nii edasi. Nii, kas on veel, Raul? Ma korra küsisin sellepärast, et minu praegu tekib see küsimus, et nüüd tuleb uus volikogu ja kas see on nagu eetiline, et me võtame nagu laenu ette ära, et äkki see ei ole, kas ainult marginaali peale me praegu nagu käime. Et see nagu väga ei ole, et me teeme nagu selle laenu ära, et kui siis uued tulevad, võib-olla... Nemad saavad ju alati muuta. Ma küll ütlen seda, et see ei ole ju ainult nii-öelda marginaali küsimus, vaid see on selle sama eelarve strateegia täitmise küsimus. Aga kui me ei võta vastu nii-öelda laenu otsust, strateegia oleme me ära kinnitanud, siis see tähendab seda, et me saame kohustused täidetud ära nii-öelda, mis me oleme võtnud ehituslepinguga, aga me ei saa teha neid tegevusi, millest me enne rääkisime. Oma osalusi panna Koonga, Varbla, Virtsu nii-öelda tegevusi. Me saame ju võtta siis, kui see päevakorda tuleb. Milles küsimus? See ei ole seotud. Strateegia on vastu võetud. Ta on ju päevakorras praegu. Küsimus on selles, et sul ei ole nagu päriselt raha ja vaata, kui me seda eelarvestrateegia pilti vaatame ka, et Raul ma ütlesin, et 691 000 summa on ja mida võtta siis, et siis 27. aastal, kui 671 järgmine aasta käiku võtta, siis 27. aastal on täpselt null see likviidsete vahendite. Siis võetakse. Ja nüüd küsimus, kui sa täna ei võta seda, siis järgmise aasta lõpus on -400 000. Ja siis võetakse laenu. Aga kui sa lähed 400 000 võtma, siis ma selgitasin, et need väikeste laenude intressid või marginaalid on olnud oluliselt suurem. Mul ei ole küll küsimus, ma lihtsalt repliigi korras küll sulle vastuseks, et miks me peaksime ikkagi vastutuse võtma volikoguna selle otsuse näol. Et kui me jätame selle järgmisele volikogule, siis me loome sukest poliitkultuuri ja tava, et valimiste aastal lihtsalt ei tehta volikogus enam otsuseid ja seda siis tekib väike kummitempel. Et realistlikult mõistame, aga me oleme praegusel hetkel ikkagi täielikult vallavolinikud, me oleme siia valitud ja meil on see vastutus endiselt ja kohustus valla ees, et ma arvan, et sellist poliitkultuuri ei tasu luua, et valimiste tõttu jätame nüüd otsustamata asjad. Lihtsalt minu repliik. Jah, jutt oli kohustusel. Raulil oli käsi püsti, Raul. Kui siin on küsimus selles, et järgmine volikogu on ju, võiks ka seda laenu võtta, et
kas siis sama hästi, kui ma võtan sulle vastu, kas järgmine volikogu saab seda tühistada ka või? Millal see allkiri saab, nagu te nägite, see on seda likviidsete varade mahtu järgmiseks aastaks oli see 800 000, et jah, saabki. See raha, mis järgi on, maksab tagasi tühistada. Ei taha teha tegevusi, ei taha investeerida, vaid tahab laenu ära maksta. Et olla ilma kohustusteta ja mitte midagi teha. Sest oma vahendeid meil ongi siis arve peal nii palju olemas. Kui soov on see varem tagasi maksta ja mitte neid eelarvestrateegias kokku lepitud tegevusi ära teha, mänguväljaku arendusi, siis järgmine volikogu otsustab, maksab selle laenu osa tagasi ja ongi kogu. Ja Hardi. Kuulates neid jutusi siin praegu, siin samas on välja öeldud, et see tuleb selle lepingu alusel, kus meil on tagasimaksed võimalikud enneaegselt ilma tasudeta. Ehk siis vastus su küsimusele me saame seda tagasi maksta järgmine kord, kuu aja pärast. Kui järgmine volikogu otsustab, et neid investeeringuid vaja ei ole, siis täpselt nii. See on selle lepingu küsimus, mis on täna sõlmitud suure laeva. Nüüd on küsimus selles, et mis alus. Juhin veel tähelepanu, et selle laenuvessimine ka veel, mis siin avalikus ruumis on läbi käinud, et üks seltskond, kes kandideerib, oli seal, et me süüdistati vallavalitsust, et kaetakse jooksvaid kulusid, et ma tahaks selle üle rõhutada, et me ei ole kunagi nende laenudega katnud selle viimase 3 aasta jooksul ühtegi jooksvat kulu, nagu te nägite, jooksvate tulude vahe on meil seal 14–16% plussis, nii et see olgu ka ära öeldud, et meil on puhtalt investeeringuteks on see laen ja valla arendamiseks. Ühe repliigi kunagi oli Lihulas ettevõtjate päev ja siis oli siuke olukord, kus see oli Lihula valla ajal ja siis oli samamoodi, ma olin tookord volikogus oli väga rahul ja õnnelikud, et meil on väga suur laenuvõimekus ja me ei ole laenuvõimekust üldse kasutanud. Ja siis oli siukene ettevõtja nagu Koit Tuus oli, kuulas selle jutu ära, et sõbrad, et te sõidate 90 tsoonis 70-ga ja te olete julgelt rahul ise selle. Odav raha tuleb alati ära võtta, et teha ja areneda. Just nii. Ja majandusteadused on täpselt samamoodi seda ütlema, et odav raha tuleb ära võtta. Nii, aga siis kui küsimusi rohkem ei ole, siis kuidas majanduskomisjon vaatas seda? Majanduskomisjon vaatas eelmine kord, oli poolt ja selle korra ei näinud põhjust oma otsust. Selge, ka selle päevakorrapunkti juures siis toimub nimeline hääletamine, nii et hoiame käed kauem siis vastava otsustuse juures. Ja paneme hääletusel siis laenu võtmise ja palun hääletada, kes on selle otsuse poolt. Arman Reinmaa, Hardi Vikmets, Janar Sõber, Armen Vikmets, Margit Merila, Tiina Lobja, Arno Peksaar, Eeva Kääramees, Anneli Vikmets. Ja kes on vastu? Andres Varu, Jüri Rummel, Viljar Viljamäe, Egert Vesik, Andres Hirvela, Marda Leiumaa. Ja kes on erapoolet? Raul Obersneider, Jürik Kats. Selge. Siis meil laenuotsus vastu võetud ei ole ja jääb see järgmise volikogu koosseisu otsustada. Oi, kui aasta lõpul on liigsel varad nullis. Arves vaadatakse. Miinus 400 000. Ja jõudnud. Väga hea, suurepärane, me tulime nulliga välja selle koosseisuga, et alustasime -400-ga ja lõputame -400-ga, nii et kõik on väga hästi. Ainult, et me oleme teinud vähemalt investeeringu. Ja sisuliste otsusteni jõuda enne detsembrikuus. Selge. Alustuse pangaarve võite ju välja võtta seal, kui palju seal oli. Sellisel kujul läheme edasi nüüd volikogu istungiga. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras on järgmine päevakorrapunkt ja Aare Laurel, palun. Volikogu esimees, volikogu liikmed. 24. aastal, 8. veebruaril võttis volikogu vastu otsuse vallavara võõrandamine enampakkumise korras Vanasooba ja Kuivati kinnistu võõrandamiseks. Kuivati kinnistu õnnestus maha müüa, kuid Vanasoobad on vallavalitsus müünud oksjonil 8 korda püüdnud müüa ja mindud on ka selle maksimum
hinna alandamiseni välja 4900 eurot ja sellega ei ole õnnestunud Vana-Sooba kinnistut maha müüa. Lisaks on olnud ka enamahuliste vahepeal ühel perioodil detsembrist kuni aprillini taga otsustuskorras pideva avaliku teavitamisega pakkumisel ja huvi ei ole olnud. Huvi selles mõttes, et ostuhuvi ei ole olnud, küll on mõningad kõned olnud, et mis ja kus ja väikest huvi on siiski üles näidatud, aga mitte nii suurt, et oleks ostuks läinud. Ja sellepärast on siis praegu otsuse eelnõu, mis alandaks siis alghinda Vana-Sooba kinnistul endise 10 000 euro asemel 4000 euroni. Ja kõik teised tingimused jääksid samaks. Ehk siis, kui ei lähe 4000-ga, et siis on õigus alandada hinda. Ja kui kuni 30% ja sellest veel kuni 30%. Et selline on selle Vana-Sooba kinnistu seis praegu. Aitäh! Nii, kas on küsimusi ettekandjale? Ei paista, siis paneme hääletusele majanduskomisjoni. Me arutasime ka ja toetasime vallavara müüki. No ma teadsin. Selge. Läheme siis hääletusega edasi. Päevakorrapunkt 3 ja siis volikogu otsuse muutmine ja kes on poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 poolt häält, otsus vastu võetud. Ja saame edasi liikuda järgmise päevakorrapunkti juurde ja jätkab Aare Laurel, palun. Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed. Samal kuupäeval, kui oli Sooba otsuse tegemine, 8. veebruar 24 tehti ka üks teine vallavara võõrandamise enampakkumise korras otsus, et Tiigi T8 Lihula kinnistu müügiks. Ka see kinnistu oli 10 000 euroga alghinnaga algselt pakkumisel. Ka seda kinnistut on müüdud 6 korral, püütud müüa oksjonil ja on samamoodi olnud ka müügis otsustuskorras pideva avaliku teavitamisega detsembrist kuni maikuuni. Ja samamoodi pole tema müük õnnestunud. Ja täpselt sama lugu nagu Vana-Soobaga, et kui 4900-ga ei ole õnnestunud müüa, palume siis luba, et määrata vara alghinnaks 4000 eurot ja kõik muud tingimused jääksid samaks. Alandamine ja otsustuskorras. Nii, aitäh. Kas on küsimusi? Ei ole nii kirglik punkt kui päevakorrapunkt 2 või 1. Aga siis majanduskomisjon annab ülevaate Karmen Hardi Arala. Ei ole. Margit, palun vabandust. Majanduskomisjon oli poolt. Selge. Läheb hääletamisele päevakorrapunkt 4. Kes on poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 poolt häält ja Hardi hetkel ruumist väljas, nii et kõik hästi, otsus on vastu võetud. Nii, ja Aare Lauril jätkab ka 5. päevakorrapunktiga vallavara võõrandamine otsustuskorras. Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed, vallavara võõrandamine otsustuskorras. Ilta keskus 4-9, Ilta keskus 4 korter 9 on Lääneranna valla omandis aastal 20. 17. septembril 2020 otsustati vallavara võõrandada otsustuskorras samuti tolleaegsele korteri üürnikule Aivo Metsale 150 euroga, kuid enne kui tehing teoks sai, Aivo Mets suri. Korter jäi tema pojale Rene Mets. Aga ega seal nagu elu pole paremaks ja halvemaks läinud, korter on ikka meie oma, aga ega vallal teda siiski vaja ei lähe, samamoodi 20. aastal praegu. On ettepanek siis võõrandada
Irtekeskus 4,9, seal elavale Rene Metsale otsustuskorras hinnaga 150 eurot korteri eest. Kas on küsimusi? Mis ta siis ei vormitanud, seda raha ei olnud? Ei oska öelda, ära suvi ka ju jälle. No, okei. Aga see on kindel tahab nüüd vastas siis ka? Ta on avaldanud soovi. Okei. Nii, selge. Majanduskomisjon, Margit, palun. Majanduskomisjon on see otsus poolt. Selge, paneme hääletusele päevakorrapunkti 5 ja kes on otsustuse poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mina? 13, 14, 15, 16, 17. Kõik saalis olijad poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud. Nii, aga siis aitäh Aarele. Aitäh. Ettekannete eest ja meil on järgmine päevakorrapunkt on Lääneranna volikogu määrus number 7. Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine muutmine ja ettekandja on maaspetsialist Mihkel Kalmaru ja vallasekretär Karoliina Post. Mina siis kannan ette selle osa, mis puudutab siis delegeerimise määruse muutmist kinnisasja avalikus huvides omandamise seaduse. Seni oli siis otsustusõigus delegeeritud vallale kinnisasja avalikus huvides omandamise seaduses tehtud KAHO-s üksnes paragrahv 39 lõike 3 osas. Vallavalitsus tegi senini kõiki kinnisasja avalikus huvides omandamise seaduse ette nähtud toiminguid küll, aga vallavalitsus tegi neid siis läbi ehitusseaduse paragrahv 94 lõigete 2 ja 3 läbi nende sätete delegeerimise. Paragrahv 94 lõiked 2 ja 3 on nimelt siis delegeeritud siis vallavalitsusele täitmiseks volikogu. Nüüd selleks, et asi oleks üheselt selge ja vallavalitsus saab siis teha KAHO-sega sätestatud toiminguid, siis selguse huvides oleks parem, kui oleks KAHO-s tervikuna delegeeritud vallavalitsusele, KAHO-sega ette nähtud toimingud oleks delegeeritud tervikuna vallavalitsusele. Selgitan veel seda, et enamus toiminguid ongi KAHO-se kohaselt vallavalitsuse kohustuses, need puudutavad siis tavaliselt elektri, sideliinide, torujuhtmete, vee- ja kanalisatsioonide, torude temaatikat, nendes kohtades siis, kus need sideliinid ja torud läbivad siis eraomandis olevaid maid. Aga väike erand on siinkohal siis avalikuks kasutamiseks vajalikud teed, mis asuvad eraomandis oleval maal. Toimingud, mida siis vallavalitsus sellistel puhkudel tegema peab, ongi tavaliselt siis hindamisaruannete tellimine, hinnangu andmine maa väärtusele, läbirääkimine maaomanikuga, õigel ajal ja minimaalse ajakuluga otsuste tegemine, vastused teavitused ja samuti maakatastrisse andmete esitamine. Neid toiminguid ei ole mõistlik teha volikogu, mõistlik teha vallavalitsusele. Seni ei ole kuskilt otsast probleemi ei olnud ei maaomanike poolt ega keegi muu ei ole vaidlustanud siin vallavalitsuse tegevust, aga iseenesest iga kord, kui mina või siis vallasekretärgi valmistab ette mõnda haldusakti, mis on seotud siis just nimelt vee avalikuks kasutamiseks võtmisega, me siiski mõtleme järgi, et kuidas sellest haldusaktist peensusteni aru saada võiks
kas meie ise või siis ka puudutatud isik ja selle koha peal tekib selline väike kõhklus, mitte kõhklus, aga selline nagu selline keerulisem moment, et selleks tuleb siis lahti võtta nüüd ehitusseadustik, et aru saada, mis vallavalitsus tegeleb kahtlusel nende ja teiste probleemidega. Lihtsalt selguse huvides on see muudatus vajalik. Kas selle osa poolt on küsimus? See hõlmab ju ainult teid ja kommunikatsiooni, mitte Egertil on ilus maja, võtaks selle ka ära. Egertil on oma ilus majas kenasti elada ja... Ikka. Silus käib? Ei, tähendab jutt käib ikka teedest ja kommunikatsioonidest ju mitte. Kinnisasja avalikes huvides omandamine, see tähendabki avalikes huvides ehk siis teed ja kommunikatsioon. Aga mitte maja. No iseenesest ka maju omandatakse avalikes huvides, see põhiliselt, tõsi jah, see põhiliselt puudutab siis näiteks lammutab näiteks selliseid situatsioone, kui maja vajab, ütleme näite, siis on näiteks korterelamu või lihtsalt elamu avalikult käidavas kohas ja on üldsusel suur huvi, et see maja näiteks oleks korras ja riivab tugevalt üldsust. Et sellisel juhul jah, on võimalik ka seda seadust muidugi rakendada. Ja see sõndu erand. Väga suure iluse maja. Nii et võime nii Jõbela maja kallal minna. Nii, Karoliina, saab jätkata. Ja siis selle määruse eelnõu teise punkti kohaselt oleme siis volikoogul delegeerida vallavalitsuse pädevusse hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete täitmise. Et nagu hädaolukorra seaduse nimi juba ütleb, siis võiks eeldada, et kui on hädaolukord, siis on vaja kiiresti tegutseda ja selleks ei pea olema koos volikogu, on mõistlik hädaolukorra seadusest tulenevate ülesanded delegeerida vallavalitsuse pädevusse, et saaks siis kiiresti juhtumeid lahendada ja ka ennem seda siis ennetavaid tegevusi teha, et tuleb siis vastu võtta selline elutähtsate teenuste toimepidavuse nõuded ja määrus, et see siis samuti jääks siis vallavalitsuse pädevusse. See delegeerimine võiks siis olla vajalik selleks, et saaks operatiivselt ja tegutseda ja et selleks oleks ka siis seaduslik alus. Aitäh! Aitäh, Karoliina! Kas on küsimusi? Selle hädaolukord, nimi muidugi. Kas siin on sõjaolukord ka selles sees? Ikka. Kõik kriisid. Sellist on ka sidu profülaktika, tegelikult tuleb hädaolukorras tuleb ikkagi riigilt ka juba suunised ja riigiseadus on meie seadusest nagu nii üle. Osaliselt on see ennetav ka selles osas, et me jõuame ka siin mõne päevakorrapunkti juures või järele selle MTÜ-de, et me vald siis korraldab seda kertsuskeskuste rajamist, et osaliselt on ka see seotud sellega. Nii, kui ei ole rohkem küsimusi, siis majanduskomisjon arutas ka. Majanduskomisjon arutas ja toetas otsustusprotsesside lihtsustamist ja kiirendamist. Väga hea, paneme päevakorrapunkti 6 hääletusel, kes on poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4, 5. Seda saab ära kommentada, meil on niikuinii need seadused. 12, volikogu ei teegi mida. 18 poolt häält, siis vastu ja erapooletuid ei ole. 7. päevakorrapunkt on Lääneranna vallavolikogu määruse muutmine ja see on mittetulundusliku tegevuse toetamise kord ja siin teeb ettekande Ingvar Saar. Ja head volikogu liikmed, teeme siis ettepaneku täiendada seda mittetulundusühingute toetamiskorda sellise toetuse liigiga nagu kerksuskeskuse toetus. Asja mõte on mis? Asja mõte on selles, et on kokku lepitud, et on sellised paigad, kus hädaolukorra või kriisiolukorras saavad siis kohalikud elanikud teatavad siis kas infot
laadida mobiili, kuulata raadiot, vaadata telekast uudiseid, vett ja nii edasi, mis siis sellises kergema käia tualetis ja võib-olla ka pesta, kui on võimalus olemas. Et selline võimekus oleks siis olemas. Ja meil on palju tublisid külamaju, kes toimetavad üle valla ja ka mõne koolituse või mõne õppuse raames. Siin oleme ka rakendanud või ka koostööd siis teinud, et need külamajad kertsuskeskusena tegutsevad. Ja mõte on siis selles, et toetada ka neid kohti siis väikese rahasummaga ja see esialgu oleks see siis 500 eurot aastas, väga bürokraatlikuks seda eraldamist ei teeks, aga sellele toetusele siis lisandub leping, kus me siis lepime siis kokku, et see külaselts või külamaja on siis 3 aasta jooksul valmis ka siis küla või selle kertsuskeskusena reageerima ehk siis ennast töösse panema. Ja taotluse esitamisel siis ta kirjeldabki ära, millist sellist funktsiooni ta tahab selle rahaga siis täiendada või edendada. On see siis generaatoriühenduse loomine, on see mingite infotahvlite soetamine, ma ei tea, raadio soetamine, veekanistrite soetamine, mis iganes seda eesmärki siis täidab. Ja kavatsus on siis 500 eurot ja me arvestame neid kertsuskeskuseid valla peale kokku on suurusjärgus 10. Nii et 5000 eurot on siis täiendav kulu. Nüüd veel suurt pilti rääkides, me oleme vähendanud MTÜ-dele eraldatavad toetused ja me oleme vähendanud neid toetusid selles vaates, et me oleme kattud siiamaani jooksvaid kulusid ilma mingisugust konkreetset kokkulepet omamata. Et me oleme kulud maha tõmmanud, nüüd me sisuliselt ostame siis nende külamajade, kes täiendavalt teenust sellega, et nad on ka meie siis selles, kui meil on kriis, selles hädaabi võrgustikus olemas ja on kontaktid ja ka kindlad kohustused ja vastutus siis seal toimetada. Loomulikult, kui see hoone kertsuskeskusena töötab ja seal kaasnevad sellega mingid täiendavad kulud, need me katame täiendavalt, aga see on just selleks kriisiolukorraks ettevalmistamiseks, et nad oleksid siis olemas, kes vastavalt oma võimekusele ja valmidusele. Aitäh! Elektrikatkestuse korral oli me Koongas vabatahtlike päästeseltsis, me ikka kavasime ta. Juba on ära ka katsetatud, vaja ei läinud, aga valmis olek oli. Raha ei saanud küll. Saab. Külli. Ja minul on see küsimus, et need KOV-imajad või kohaliku omavalitsuse, mis on nüüd tehtud, need noortemajad, need on kõik siis nüüd kertsuskeskuseks või on see ainult sellel ajal, siis kui see hädaolukord tuleb, siis muudetakse ümber, sest need võtavad ju selle. See ei ole varjumispunkt ega mitte midagi. Ta ei ole varjumispunkt, aga need on kertsus seal, kus siis antakse, ma saan aru, Selles magada ei saa, saad telefoni laadida, sooja jooki, söögiapsu. Kus sa loed seda? Nii kui Lihula viinaait, seal on palju pistikuid. See on Päästeameti poolt loodud asjad on need tegelikult. Jah, kertsuskeskusest, kui on vajadus, siis läheb edasi kuskile majutusse või kus iganes. Aga need on kohaliku omavalitsuse. See on siis ühekordne toetus, jah? Palju see kerge teenusega? Igas. Iga nädal. Kõik räägime või? Arutate omavahel edasi. No võt siis küsimus. See on ühekordne toetus aastas? See on ühekordne toetus aastas. 1. november on kavandatud see tähtaeg, külamajade toetus samamoodi. Et teevad selle taotluse, aga see on üks kord aastas. Järgmine aasta võib uuesti, kui midagi. Ikka, see lähebki määrusesse sisse, see ongi selline iga-aastane toetus ja need kertsuskeskused, mida me sellena peame, on siis just, ma toon näiteks Kõmsi näite, et me kertsuskeskusena Kõmsi rahvamaja otseselt ei käsitle, vaid seal me toetaksime ka Kõmsi külaseltsi, kes on samas kõrval, kuigi külamajade toetust ei saa, sest meil see külamaja funktsiooni või selliseid ruume, avalikke ruume me nagunii seal hoiame, siis kertsuskeskusena me just tahamegi kaasata seal, kus on vabatahtlikud ja meie KOV-i süsteemi välised inimesed toimetavad vabatahtlikuna, siis kui on kriisiolukord, siis KOV-i või siis omavalitsuse inimesed nagunii hõivatud erinevate ülesannete täitmisega, siis me tahamegi võtta täiendavalt seda ressurssi. Ja kõik külamaju, need ei ole vallamajad, need ongi siis need, mis on kasutusse antud või siis eraomadis olevad külamajad. Nimi ei ole küll Eesti peal. Majanduskomisjon arutas. Majanduskomisjon arutas ja toetas. Väga hea, paneme hääletusele päevakorrapunkti 7 ja palun hääletada, kes on selle poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aitäh, otsus vastu võetud. 8. päevakorrapunkt on Lääneranna valla hallatava asutuse arengukava koostamine ja muutmise kord ja ettekandja vallasekretär Karoliina Post. Palun. Lugupeetud volinikud. See määruse eelnõu sai alguse selle vajadus sai alguse sellest, kui Lääneranna gümnaasium koostas oma arengukava ja siis selgus, et see arengukava menetlemise kord on võib-olla natukene keeruline ja mitmeti võistletav ja samamoodi olid seal menetluslikult mõned asjad, mis tekitasid segadust ja sellest tulenevalt koostasime uue arengukava. See arengukava eelnõu on saadetud kõikidele hallatavate asutuste juhtidele, nemad on need suures osas kooskõlastanud või kes ei ole, siis ei ole lihtsalt vastanud. Aga üldjoontes on siis see arengukava määrus siis üles ehitatud sääraselt, et on kõigepealt see arengukava mõiste, kuidas seda koostama peab, millest see peab koosnema, mis on siis arengukava osad ja siis see, et arengukava koostamise eest vastutab siis asutuse juht. Varasemalt oligi määruses selline sõnastus, et menetlust alustab vallavalitsuskorraldusega, mis ei olnud mõistlik. Et iga asutuse juht teab ise ja oskab ise seda arengukava või peab teadma ise, millal seda arengukava tuleb muuta või kas on vaja muuta. Siis järgmine paragrahv räägib arengukava kinnitamisest. Kui hallatav asutus on arengukava valmis saanud, siis ta esitab selle kooskõlastamiseks kõigepealt vallavalitsusele. Kui vallavalitsus leiab, et see arengukava on sobilik ja on kooskõlas valla arengukavaga, siis esitab ta selle volikogule ja volikogu saab kinnitada arengukava määrusega. Ja siis edasi on siis arengukava täitmise ja muutmise paragrahv, kus on siis kirjas see, et arengukava tuleb vaadata üle igal aastal ja nii-öelda siis seirata seda. Ja kui on vajadus, siis tuleb arengukavas teha ka muudatused ja arengukava muutmine siis käib samamoodi selle sama määruse alusel. Ja muidugi on siis võimalik ka siis vallavalitsusel teha ise siis ettepanekud arengukava täpsustamiseks või muutmiseks. Ja määrus siis hakkaks kehtima 3. päeval Riigi Teatajas avaldamisest, et see on ka nüüd kohe, et meil on siin mitmed hallatavad asutused, kes on juba tegelikult vaikselt arengukavasid koostamas, et selleks, et see olekski siis kõigile üheselt arusaadav ja selge, selleks siis määrus uues redaktsioonis. Aitäh! Kas on küsimusi? Ei paista, majandusosakond. Majanduskomisjon osakonnas. Olles ise kooli arengukava tegemise juures, siis jah, see lüngad tulid meil välja ja väga toetame. Majanduskomisjon väga toetas selle korra vastu võtmist. Võtame majanduskomisjoni seisukohad teadmiseks ja paneme hääletusele päevakorrapunkti 8. Palun hääletada, kes on otsuse poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 poolt häält, otsus vastu võetud, määrus vastu võetud. Selge. Nii, järgmine päevakorrapunkt on meil päevakorrapunkt 9 ja see on Lääneranna vallavolikogu määruse, see on siis noortevolikogu põhimääruse muutmine ja ettekandjaks on meil Liilia Urp või Karmen Pikmets. Ja Liilia on juures. Tere kõik, head volikogu liikmed. Ma võib-olla selgitaks tausta, miks me selle põhimääruse muutmise oleme esitanud, kui te ei ole selgituskirja jõudnud lugeda. Et praeguses põhimääruses on sätestatud, et noortevolikogus on 7–13 hääleõiguslikku põhiliiget. Eelmisel sügisel toimusid noortevolikogu 4. koosseisu valimised, kus kandideeris 7 noort ja valituks osutuski täpselt 7 noort. Tänaseks on eraelulistel põhjustel üks noor esitanud enda lahkumisavalduse, mis tõttu langeb noortevolikogu nii-öelda
põhikoosseisu liikmete arv alla põhimääruses sätestatud liikmete arvu. Kuna nii-öelda need 6 noort, kes on endiselt noortevolikogus tegutsemas, on väga motiveeritud, on esitanud projekte, et noortevolikogu töösse panustada üldiselt Lääne-Ranna noortesse, on Lääne-Ranna noortevolikogu valimiskomisjon arutanud pikalt ja põhjalikult ja pöördunud minu poole palvega muuta või esitada eelnõu põhimääruse muutmiseks. Arutasime seda põhjalikult ja me leiame, et nendele noortele, kes need 6 tükki seal praegu toimetamas on, tuleks jätkuvalt tagada võimalus seal tegutseda, sest üldine trend kahjuks on, et noorte aktiivsus on langemas, mistõttu ka valimiskomisjon tõi ühe olulise põhjusena välja, et erakorraliste noortevolikogu valimiste korraldamine kahjuks ei taga võib-olla selle 7 liikme täitumist. Ja sellest tulenevalt teeme meie siis ettepaneku, et noortevolikogus võiks olla minimaalselt 5 kuni maksimaalselt 13 liiget, mis on ka varasemalt olnud, ja et noortevolikogu saaks oma tegevust selles koosseisus jätkata ka 6 liikmega. Kas on küsimusi? Miks siis algul kohe 13 ei valitud või? Ei kandideerinud rohkem kui 7 noort. Varasematel koosseisudel on olnud 13 liiget täistunud, sellel korral kandideeris ainult 7 noort ja nad kõik 7 saidki ka valituks. Et eks nii-öelda kandideerimine on alati olnud vabatahtlik, et siin ei saa see sündida. Raul? Jaa, kõrvaline küsimus natukene, aga sinu jutust tuli välja, et nad on kirjutatud projekte, mis see projektid on? Mina hetkel on esitatud siis 2 projekti Ideepuhuris, mida siis rahastab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Haridus- ja Teadusministeerium. Nad on mõlemad raha saanud juba suve alguses. Üks projekt on siis podcastid ehk häält juurde, et siis nagu võimestada siis noorte häält ja julgust siis suhelda erinevatel teemadel. Ja nad hakkavad selleks siis loovad ise oma podcasti kanali, et nad teevad juba ettevalmistusi selleks. Täna saabus tutikas mikrofon neile, et nad päriselt tahavad seda teha ja mitte lihtsalt niisama loba ajada, nad seda tahavad kindlasti ka, aga lisaks ka nagu tõsisematel teemadel tulevikus arutada. Ja teine projekt on siis üheskoos, ka see rahastus on nendel olemas ja see on siis ennekõike tunnustada siis noori ja noorte toetajaid. See tuleb siis siuke tore üritus novembri lõpus, kus siis on telliksid bändi ja siis oleks selline tunnustusüritus siis. Et paraku on trend ka koolis õpilasesinduses, et ei ole huvilisi, ei ole hetkel olla sellistes positsioonides popnoorte seas kahjuks. Aga me loodame, et kui me suudame neid vähegi toetada ja motiveerida, siis sellega uuesti see tuleb tõusuteele. Jaa, ma ütlesin teise piirkond. Mis need veel mõned tegevused on olnud läbi aastate, millega noortevolikogu siis aktiivselt tegelenud on? Läbi aastate. No noortevolikogu asutati juba, selles mõttes aktiivgrupp on käinud koos aastast 2018, noortevolikogu põhimäärus kehtestati 2019 volikogus. Selle 6 aasta jooksul, mis nüüd siis saanud on noortevolikogu korraldanud väga mitmeid osaluskohvikuid, väga mitmeid noorte nii-öelda mitteformaalse hariduse päevaüritusi, kus on käinud erinevad hariduslikud esindajad. Samuti on noortevolikogu võtnud üksikisikuliselt nii-öelda enda peale selle nüüdseks juba Lääne-Ranna kultuuri- ja noortekeskusega koostöös, aga algusest enda peale noortevaldkonna tunnustamise meie vallas. Et seda veab eest Lääne-Ranna noortevolikogu ja see on olnud nende nii-öelda algatus, kus siis noortevolikogu tunnustab ise mitte ainult teisi noori, vaid ka tegelikult ettevõtjaid ja valla nii-öelda inimesi, kes noorsootöösse panustavad. Ja lisaks on noortevolikogu läbi aegade andnud ikkagi oma seisukohti ja arvamusi erinevate eelnõudega seoses. Et nii haridusreformi puhul kui ka huvihariduse toetamise korraga noortevolikogu on osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides, teinud erinevaid nii-öelda muid algatusi, nagu näiteks prügimaraton ja nii edasi. Et väga aktiivselt korraldanud üritusi, aga panustanud ka nii-öelda sisuliselt valla otsustusprotsessidesse. Kolmas koosseis oli natukene vaiksem.
et see oli kindlasti tingitud ka sellest, et nende põhiline eestvedaja ju liikus siit kandist ära, Karmen siis. Et siis see koosseis on uuesti aktiviseerunud, nendel oli prügimaraton, nendel on omad üleskutsed, prügimaraton on siis kilomeetrite korjamine prügi korjates siis ja nad samamoodi, et ise sel korral ei korraldanud inspiratsioonipäeva, sest tuli väga hea ettepanek siis Pärnu maakonnast nagu maakondlikul inspiratsioonipäeval osaleda, tegid üleskutse, korraldasid transpordi sinna, et nad selles mõttes hetkel on toimetanud. Väga hea, aitäh. Mis oli haridus, kultuuri ja noorsootöö komisjoni seisukoht? Ja me tegime seda juba eelmises komisjonis, otsustasime, kuulasime samamoodi Karmeni ja Lili ja selgitused ja täpsustused ja toetasime seda muudatust nende põhimääruses. Aitäh. Panen hääletusele päevakorrapunkti 2, siis põhimääruse, noortevolikogu põhimääruse muutmine ja palun anda käega märku, kes on otsuse poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 poolt häält, otsus vastu võetud ja määrus muudetud. Nii, ja meie volikogu töö lõpetuseks saame veel ka ühe suure asjaga ühele poole ja selleks on loodetavasti, selleks on Lääneranna valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Ja palun ettekandjaks siis planeeringute spetsialisti Margus Käller. Ja austatud vallavolikogu liikmed, et siis tegemist on tegelikult hetkel veel menetlustoiminguga, ehk siis üldplaneeringu vastuvõtmisega suunamine avalikule väljapanekul, ehk siis avalikkusele presenteerimiseks ettepanekute, parandusettepanekute, kõikide asjade tegemiseks. Ehk siis ühtlasin ka samas tegemist olulise etapiga üldplaneeringu koostamises ja menetluses. See on nüüd võtnud oma aega ja käinud üle kivide kändude, aga eks ka asi on iseenesest keeruline. Üldplaneering koosneb kahest osast, üks on siis kaardimaterjal ja teine on siis seletuskiri, sinna juurde veel siis lisaks keskkonnamõjude strateegiline hindamine ja lisas, nii et ma isegi vist silmanurgast lugesin kokku neid dokumendi asjad, mis selle eelnõu lisaks oli, mis äkki 37. Et seletuskiri on paks mahukas, ligi 100 lehekülge, teist sama palju on keskkonnamõjude hindamine, nii et jah, tegemist on ja keeruliste dokumentidega, nii et sellise hea ja ülevaatliku kokkuvõtliku ülevaate tegemine ei ole just kõige lihtsam ja kui ma nüüd seda seletuskirja kokku kirjutasin, siis ma mõtlesin, et mis on selles üldplaneeringus nüüd võib-olla kõige olulisem, mida nüüd välja tuua, et praegu on teile presenteeritud nüüd selle üldplaneeringu kaardimaterjali väljund veebi. Ehk siis ma arvan, et tulevikus ongi see veebirakendus üldplaneeringu igapäevases kasutamises just see põhiline. Vald on läinud nii suureks, et ükski paberkaart ei mahu meil seina peal ära, et seda ka saaks vaadata ja lugeda. Ja samuti ka need PDF ja JPG dokumendid, mis samuti tekitatakse ja et oleks võimalik üldplaneeringut välja trükkida, aga need on arvestades valla suurust muutunud hästi krabuks, nii et ikkagi on vaja tulla ligemale ja seda nüüd vaadata. Nüüd üldplaneering tegelikult ikkagi põhineb 4 varasemal siis vallaplaneeringul, ehk siis ta on nagu nende jätk. Ja arvestab ja lähtub nendest ühest küljest, aga teisest küljest on proovitud selle uue üldplaneeringuga vältida neid vigasid ja võib-olla ka aegunud kohti, mis siis nüüd elu on näidanud ja igapäevatöös on nad välja tulnud. Et siis kõigepealt esimene asi on nüüd see, et üldplaneeringu üks suundumus on see, et võtta maha et ise mitte püstitada takistusi ehitustegevuses juba eelmisel. Eks seda niimoodi kokku võtta. Ehk kui praegu on päris laialdastel aladel on meil detailplaneeringu kohustus, näiteks Matsalu rahvuspargi territoorium, siis uues üldplaneeringus on vastavalt seadusest tulenevalt detailplaneeringu koostamise kohustus
Lihula linnas ja Virtsu arengus. Kõik ülejäänud detailplaneeringu kohustusega alad, mis praegustes üldplaneeringutes on, siis selle üldplaneeringu järgi neid enam ei oleks. Ehk siis ei ole vaja näiteks Haapsalu rahvuspargis tühjale kohale uue maja ehitamiseks enam detailplaneeringut teha, sest ei ole mõtet neid kasvuprojekti detailplaneeringut teha, kui on võimalik asju vähemalt teadustingimustes. See on üks, kuid vastukaaluks sellele on rohkem lahti kirjutatud ja selgitatud need juhtumid, erijuhtumid, kui on vajalik koostöö detailplaneering. Näiteks suure vabriku ehitamiseks, ma pean sellise mastaabi asja. Ja samuti ka need juhtumid, kus tuleb kaaluda, kas on vaja teha detailplaneeringut. Näiteks on, ma tosin sellise näite, näiteks on vajalik selle üldplaneeringu eelnõu järgi teha detailplaneering, kus soovitakse hajaasutuses teha korraga 5 või enam elamurenti. Ehk siis seal on vaja läbi kaaluda, keskeeldavalt läbi käib, kuidas hakkab olema veevarustus, kuhu pannakse solk, kuidas saab juurde avalikule teele. Samas on jäetud kaalumise võimalus detailplaneeringu algatamiseks, kui need projekte on vähem kui 5. Võib olla ka probleem, kui tahetakse kusagile kõrvalisse kohta või väga keerulisse kohta kavandada näiteks 3 elamurenti, aga puudub juurdepääs avalikule teele. Ehk siis on vaja joonistada plaan, kuidas need asjad võiksid toimida. Et kohati on see planeeringute menetlemine meie riigi seadusandluses läinud nii-öelda üle käte väga bürokraatlikuks ja üks tuntud planeerija teeb ükskord näite, et istume kolmekesti laua enda koos, planeeringu koostöö kohalik omavalitsus arendaja ja arutame, kuidas mitte teha detailplaneeringut asjadega sedasi minna. Et nüüd ka riigi poolt üritatakse seda olukorda leevendada, aga eks näis, mis neil välja. Nii et siis see on üks külg, on ära korjatud detailplaneeringu kohustusega alad ja samas natuke rohkem lahti kirjutatud, millal tuleb siis detailplaneeringu tegemist kaaluda. Nüüd teine peatükk, mis on võrreldes nende varasemate planeeringutega palju rohkem lahti kirjutatud, täpsustatud, on need ehitustingimused erinevates kohtades, mille alusel antakse välja projekteerimistingimusi. Need piirkonnad oleksid väga jämedalt järgmised, et Lihula linn, Virtsu alevik, siis veel Lihula linna muinsuskaitseala veel eraldi, siis suuremad asulate keskkohad, kus on need hooneid rohkem koharas koos, Haapsalu rahvuspark on ka veel omaette nähtus. Ja siis on hajaasustus. Et nendele on ka antud eraldi maakasutustega, siis elamumaa, ärimaa kaudu need ehitustingimused, mida peab silmas pidama, kui tahetakse projekteerima hakata, mida käib. Seal krundi suurus, siis suurim hoone kõrgus ja veel, näiteks Haapsalu rahvuspargis, et kuidas umbes peab see hoone välja nägema, seal me kasutasime Keskkonnaametitega välja kujunenud tingimusi, mida nad ütlevad. Ja ka selle kaudu eesmärk on veel see, et näiteks kui Virtsus või Lihulas või mõnes teises kohas, just kus on detaili kohustus, näiteks Lihulas Virtsus, siis oleks võimalik projekteerimistingimustega lubada ehitada väiksemaid asju. Nüüd on klassikaline asi, üks elamu, ühe krundi, et ei peaks sellepärast tingimata tegema detailplaneeringut, vaid on võimalik anda ehitus luba välja projekteerimistingimuste alusel, kuna nüüd see üldised tingimused on rohkem detailide või üldplaneerimist lahti. Ehk siis jällegi saada seda detailide tegemise vajadust väiksemaks. Ehk siis tegelikult ma saen seda sama oksa, millal ise istume, sest ma ehitan spetsialist, oma tööd läheb. Nii, et see on üks külg. Nüüd teine üks oluline asi, millega sai kõvasti maadeldud, oli roheline võrgustik ja roheline võrgustik ja ka väärtuslikud põllumaad on juba maakonna planeeringutega maha märgitud, üldplaneeringutega on need võimalik täpsustada ja siis tingimusi ka kohendada. Ja olulised muudatused võrreldes maakonna planeeringutega tulid sisse 2 suurt rohevõrgustikku. See on üks, mille alla jääb Haapsalu rahvuspark ja siis ka see rohevõrgustikku ala, mis hakkab umbes siis sealt Roolaiu külast või Saastan külast pihta ja jõuab all Pivarootsini või Muristini välja. Ehk siis kunagi praeguses Lääne maakonna planeeringus on need rohealad märgitud väga niimoodi suure laia pintsliga, kõik roheliseks värvitud. Vaatamata, mis selle rohelise värvi all on. Kas siis niisiis terved külatänavad, loomalaudad, haritavad maad, kõik on üks suur võrgustik, kus siis peaks käituma umbes samade reeglite järgi Lihu rahvas ja Tuusoos, mis puudub ehitamist.
ja siis sai need külasüdamed ja sellised mittelooduslikud alasid võimalikud nendest rohevõrgustike aladest välja kirjutada, et mitte komistada jälle mingi jäiga reegli otsa, mis ei luba kuskil näiteks anda maatükile elamumaa sihtotstarvet või ärimaa sihtotstarvet, kuna ta astub rohelisest võrgustikust. Aga rohelise võrgustiku puhul on tegelikult silmas peetud just selliseid alasid. Laialdased metsaalad, sood, ravad, nii et nii ehitustegevust väga ei toimu. Aga kuna meie see rannaäär on seda nii teistmoodi, siis sattus selline rumal olukord, et kaagel on nuputa, et kuidas nüüd sellest takistusest nüüd üle saada, et me kõik saaks midagi teha. Nii et see on nagu teine koht, oluline koht. Samuti sai üksipulgi üle vaadatud ka väärtuslike põllumaade osa maakonnaplaneeringutes. Meil on teatavasti 2 maakonnaplaneeringut, mida peame vaatama. Nii et Läänemaal oli keskmine põllumaa kvaliteet 34, Pärnumaa 35 ja siis otsustasime võtta aluseks Pärnumaa 35 ning sellest tulenevalt ja muudest tingimust tulenevalt vähendasime väärtuslike põllumaade osa, et jällegi komistaks mingi sellise jäiga reegli otsa. Kui on ikka lauda kõrval põld ja selle kõrvale oleks lauda teenindamised mingid asja vaja ehitada ja panna, siis sa lubame seda tegelikult ka väärtuslikele põllumaale seda teha, mis on mõistlik. Ja sellise nurga alt on lähenetud kogule sellele üldplaneeringule, et meie hajali olemise ei ole võimalik seda 1362 ruutkilomeetrit üksipulgi ära planeerida 10 või 20 aastat ette. Pigem kirjeldame seletuskirjas ära need olukorrad, et mida siis tuleb teha, kui keegi soovib näiteks midagi teha. Ma olen korduvalt öelnud seda, et meie oludes ehitustegevus on see tegevus, mida ei ole ehitusseadusliku lisatud 2 kirja võtta. Ehk siis neid erijuhtumeid on vaata, et pooleks tavaliste juhtumidega. Et üldplaneering oleks abiks, aga mitte sabiks. See on nüüd üks küll. Ja muidugi üks oluline äär, millega kõvasti vaeva näha ja kus tõenäoliselt võib-olla tuleb veel vaeva näha, on kogu see asi, mis on mere ääres, ehk siis ranna ehituskella vööndi ulatus ja selle aluseks olev korduvületusala joon. Täiesti uus asi, mis on nüüd üldplaneeringus, mida varasemates ei ole, on siis üleujutusohuga ala. Seda nüüd tegelikult ka kõrgemalt poolt suunistega me peame sellega tegelema. Ehk siis on kaardile kantud see ala rannas, kus tõenäoliselt ükskord 100 aasta jooksul võib tulla hukutus. Ehk siis ka sinna on antud eraldi tingimused, et mida silmas pidada, kui tõesti sinna sellesse vööndisse, ehk siis väljapoole juba ehituskella vööndit, aga ikkagi selle üleujutusohuga alasse ehitada. Nüüd riigi tasandil on näiteks üleujutusohuga asulaks Virtsu-Alev. Aga kui nüüd Virtsu kaarti vaadata, siis tegelikult kogu see Virtsuse hooneste osa on ju nii kõrge, et sinna vesi või ei tule. Et vette jääb ennast sadama juures. Ehk siis, ja võt nüüd see üleujutusohuga ala, see on ükskord 100 aasta jooksul tõenäosusega on nüüd see mummude kala siin ümber. See võib kohati ulatada väga sügavale maale sisse. Ükskord 100 aasta jooksul tähendab seda, et ta võibki tulla 100 aasta pärast see hukutus, aga võib tulla ka järgmine aasta. Nii et seda ei tule kunagi ette tegema. Korda mõtle. Ja umbes sellise hukutus nagu oli 2005, eks. Ja nüüd, mis puudutab nüüd maakasutuste reserveeringuid, siis tegelikult ka nende umbes hajaasustusse mingeid suuri maa-alasid kuhugi reserveerima me ei hakka. Ei ole mõtet. Küll aga on minu jaoks, ma räägin kõvasti, pidin tegelema Virtsuga, minule võõras koht alguses. Et mis seal täpselt on neid, et Virtsus on siis maakasutust täiendatud, ümber joonistatud, samuti ka Lihula lähemas ümbruses, arvestades seda suurt alajaama, mis meil on neid võimalikke tuule ja päikesearendusi. Teistes kohtades vähem, ja sai ära korjatud ka suhtest umbes pandud neid suuri elamu arendusalasid seal endises Aninava planeeringus ja Vargavada planeeringus, et ei ole mõtet neid sinna teha.
korra segan vahele. Mis see kollasega märgitud nüüd? See on elamu. Ei, allpool seal need vihmaussid. ära tee peendust, ära seal elamu. Üks on siit, mis siin tammi pealt nagu läheb ja teine oli kuskil seal taga Koongas. See on ilus vaade. aga paluks tutvuda kaardimaterjaliga. Ilus vaade. See on see vana raudteetamm. Üks teate mere poole avanes see vaade seal. See tuleb isegi mõned asjad tulevad ka maakonna planeeringust, et nüüd ongi nüüd selle üldplaneeringuga nüüd selline asi ka, et seal on informatsiooni on kahte liiki. Ühed nüüd asjagi need, mis volikoguga lõpuks kehtestab ja teised on need, mis tulevad kusagilt mujalt, kas siis riigi andmebaasitest, maakonna planeeringust või nüüd taustinformatsiooniks ja see muutub. Aga on teatud asjad, mis kehtestatakse ära ja tegelikult see hakkab, selline asi hakkab olema see tegelik tööriist, mida siis vallamajas ametnik ja inimene saab kasutada. Selge. Kas on küsimusi? Ei ole. Ega siis avalikul väljapanekul saab ka esitada ju veel arvamusi ja kõike asju. Pikk tee veel minna, aga me oleme tublid, et me suutsime ära menetleda planeeringu selle volikogu koosseisu ajal. Ja saame selle vastu võtta ja suunatagi avalikule väljapanekule. Majanduskomisjon arutas. Majanduskomisjon ka toetas ühe suure dokumendi suunamist, vastuvõtmist ja suunamist avalikule väljapanekule. Selge. Paneme siis viimase päevakorrapunkti selles volikogus hääletusele ja selleks on siis Lääneranna valla üldplaneeringu vastuvõtmine avalikule väljapanekule suunamine. Palun anda käega märku, kes on selle poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Keegi oli välja. Nii, aga siis on meil see otsus vastu võetud, aitäh Margusele. Meil on üks suur sünnipäevalaps, meil on ikkagi volikogu liige, kes astub kohe 80-ndaks või astus. Tunnustame kõrge staažiga voliniku Andres Hirv. Nii, aga siis on meil selle koosseisu otsused vastu võetud ja osad otsused mitte vastu võetud. Oli töine 4 aastat. Aitäh teile siiralt kõigile. Osadega on ilmselt võimalus kohtuda uues volikogus. Osad volikogu liikmed meil tänased, kes kohal on, ei kandideeri. Aitäh Jürile, aitäh Annelile, Eevale. Ülejäänud seltskond peaks vist kandideerima vähemalt. Nii et tõesti, suured tänud. Toimekad 4 aastat olid ja sai palju tehtud. Nii et lähme eluga edasi. Kõrvalruumis siis suu magusaks ka enne. Andres pakub kooki. No, teeme suu magusaks, et ei jääks mõrud maiku juurde sellest volikogus siin, et sööme klaasi kokku ja aitäh teile!